Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna skorpionitele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii. Müntide 8. Töökas energia. Aga esimeseks energiaks siis sinu peamise olemuse energia ja lisaks siis väljakutse ehk siis ristava energia. Nii, poodukaart. Ja ristavaks energiaks on mõõkade 3. Nii, alateadvus. Ehk siis sellised salasoovid, alateadvus, mis meil kuklas muudkui istub mõtetes, on sauade kuninganna, mineviku energia, möödunu energia, sauade 4. Nüüd see, mida ma arvan, et soovin, mida ma tean, siin on sauade 9. Nüüd lähitulevik, mis sind mõjutab. Mõõkade 4. Kuidas ennast tunned selles olukorras? Kaarikute kaart. Sinu keskkond ehk siis teised osapooled. Või sinu keskkond, müntide 6. Mõni nõuanne või hoiatus. Müntide äss. Ja oodatav tulemus. Õnneratas. Nii. Aga kohe hakkan selgitama. Sinu olemuse energia on poodukaart. Ja poodu on energia, kus proovitakse näha teisi võimalusi. Proovitakse kuidagi ebamugav olukord on natuke. Proovitakse mõista näiteks teist osapoolt, et ma ei saa mingisugusest situatsioonist väga hästi aru või ma ei mõista kedagi väga hästi. Poodu on minu jaoks selline ebamugav tunne. Et ma panen just, kui ma ohverdan ennast, et mõista midagi, et aru saada, et leida teisi võimalusi, et näha teist vaatenurka, sest ma otsin millegile lahendust või ma proovin aru saada milleskist. Ja ma ei mõista seda väga hästi, seda olukorda, aga poodu puhul palutakse tegelikult milleskist lahti lasta ja milleskist võib-olla loobuda, midagi võib-olla ei teeni sind enam, kuidagi poodu on, et mis on sinu elus kuidagi ebamugav sinu jaoks, et kus sa tunned ennast ohvrina, kuidagi ei ole mugav olukord, et justkui ripub millegi küljes, et mõista, et aru saada. See on ka pausi energia, et võib olla, et asjad ei liigu kuidagi, et kuidagi midagi seisab pausil ja ma muretsen millegi pärast, et ristav energia ongi see, et ma panen justkui ennast, ma ei ole oma mugavustsoonis siin energias ja ma panen ennast ebamugavasse olukorda ja ma muretsen millegi pärast. Võib-olla ma olen selles olukorras mure, südamevalu. Aga poodu on energia, kus et ära muretse või kuidagi ta ütleb see kaard, et ära muretse, vaid lase minna. Et see on nagu möödunus kinni hoidmine. Et see on selline seisva vee energia, lase minna, lase asjadel areneda oma soodu ja lihtsalt mine vooluga kaasa. Aga ma muretsen, mul on kas kellegi või millegi pärast süda valutab ja muretsen ja natuke võib-olla klammerdun millessegi kinni. Ta on siia poodule ühe lisakaardi. Sauade kuningas ja siin on ka kuninganna. See on riski võtmine, hästi sotsiaalne energia, tehakse ära, võetakse risk, saadakse hakkama. Sauade kuningas on hästi selline, luuakse midagi, koostöös just. Vaja teha koostööd, väljendada ennast hästi julgelt, oma mõtteid, oma arvamusi, võib mõelda kastist välja, võib erineda, ei pea muretsema. Ja see on kuidagi aeg näha suuremat pilti ja poodu ka proovib näha teisi võimalusi, paremaid võimalusi ja ma justkui panen ennast ebamugavamasse rolli. Et millegi osas mul on nagu ebamugav ja ma tunnen, et ma nagu ohverdan, aga samas millega või kellegi osas on süda valutab ja tuleb võtta risk, tuleb olla julge, suhelda, et siin on kuidagi vaja rääkida võib-olla, et
sauade kuningas ja siin kogu aeg see kuninganna tuleb, see kuninganna istub siin all, on tegelikult energia, mis näitab, et kui ma tegutsen ja panustan kirega, et siis ma ka saavutan midagi. Siin on vaja teha koostööd, et midagi õnnestuks. Sauad kutsuvad koostöö heaks. Võib-olla on vaja riskida, võib-olla on vaja julgust pisut, aga mis iganes see on. Armastus, karjäär, tervis, positiivne tõuge tegelikult, kui ma suhtun kirglikult, ma ei tohi millegi küljes rippuda, ma pean laskma asjadel minna. Ma ei saa kinni hoida midagi. Siin alateadvuses on sauade kuninganna. No sauade kuninganna ja siin sauade kuningas. Alateadvus on selline... See on hästi atraktiivne energia. Väga tegus energia. Justkui ka selline energia, et tegutseme, saame hakkama. Võtan riski, tulen toime, tõmbab võib-olla. Muretsen, siin on justkui tegutsemist on palju. Riski võtmist, kõike, aga süda valutab ka. Süda valutab võib-olla nende ettevõtmiste pärast või kuidagi millegi või kellegi osas, sest mõõkade 8 on ka see, et ma tegutsen ja hästi sotsiaalne energia on justkui vaja kindlasti suhelda. Ja mitte karta olla kuidagi tähelepanu keskmes. Ei tohi pisendada enda soove, enda vajadusi, et see energia ütleb just, et ole julge, ole seal rambivalguses ja jaga oma mõtteid ja oma teadmisi ja oskuseid. Sa suudad nagu inspireerida ja sa suudad, sind respekteeritakse see energial, aga ma muretsen võib-olla, kas ma suudan, kas ma saan hakkama, millegi osas, just kui ma tegutsen millegi osas ja ma muretsen, nagu lõksus. Sauade kuning on hästi hea energia armastuse leidmiseks näiteks, aga siin või millegi õnnestumiseks, sotsiaalne energia, hästi hea luua uusi kontakte, uusi sidemeid. Ikka samas on selline negatiivsed mõtted ja millegi pärast tunnen ennast seotud ja lõksus ja ma ei tea, kuidas siit välja rahmeldada ja kas ma saan hakkama ja mõõkade 8 energia on selline ärevuse energia, natukene, ma ei tea, kuidas ma näen asju võib-olla negatiivsemini, kui nad on. Et ise nagu keerutan vahel oma mõtetega ennast puntrasse. Et kuigi selline kirglikkus on siin, nagu päike astuks tegelikult ruumi, et selline väga ilus energia. Millelgi tuleb lahti lasta või midagi on minu jaoks ebamugavat siin praegu, aga samas kaardid näitavad sellist tegutsemist, riskivõtmist, suhtlemist ja see risk justkui tasub ennast ära, et lase mingitel asjadel minna ja siis läheb nagu paremaks. Siin möödunu on sauade 4 ja sauade 4 on minu inimesed, minu vundament, minu perekond. See võib näidata ka mõnda vaheetappi, kuhu ma olen jõudnud ja mida ma olen tähistanud. Selline tähistamine, rõõmustamine, aga kindlasti ümbritsevad inimesed siin. Et mul on... Et see alustala on justkui, kellele toetuda, sellised inimesed, kellele toetuda. See võib ka näidata, et nagu millegi osas ma olen jõudnud mingisuguse vaheetappini, mida on siin võib-olla lähiminevikus võib-olla ka rõõmustatud või tähistatud. Tugevuse kaart, et mõnel võib-olla on tegemist olnud lõviga mõnel skorpionil, aga tugevuse kaart näitab, et siin on, tugevus on energia, kus ma olen kannatlik, ma surun oma tundeid, ootan. Tundeid võib-olla selline, sest tugevuse kaardis on raevukus ja rahulikkus nagu ühes energias koos. Et see on energia, kus on tegelikult tohutu sisemine jõud. Ja siin see tugivõrgustik või midagi kindlat, midagi stabiilset, midagi, mida ma tähistan. Siin tugevusega kõik takistused ületatakse, aga väga tasakaalukalt ja rahulikult, et ilma agressiivsuseta ja kavalusega ja heaga ja praänikuga saab rohkem kui sellise surumise ja ultimaatumiga. Et see on see tõrksa taltsutamine siin. Siin on millegi osas vaja hästi rahu säilitada, proovida võib-olla seda siin leebelt mõjutada. See on minu jaoks selline
kannatlikkus ja samas ka kuidagi alandlikkuse ja tänulikkuse energia, see on võime ka tervendada teisi või kuidagi toetada teisi. Aga see on väljakutsed, millega ma saan hakkama. Ma lähen väljakutsetele püsti päi vastu, siin lähiminevikus on ka, et tugevuse kaart, lõvienergia, et ma ei lepi vähemaga, ma ei lähe lati alt. Et kui ma lähen sihtima, siis ma lähen siin seda, mis on minu jaoks väärt ja mis on hästi ja mis on mulle oluline ja võib-olla see on seotud võib-olla mõne pereliikme või mõne lähedasega, sest siin on minu inimesed, minu vundament või kui ka töökoha või mõne projektiga, siis see on nagu justkui mingi vaheetapp, mis õnnestus ja ma tähistan. Et ma olen kannatlik, ma saan hakkama ja ma kuidagi selline väljakutsetele püsti päi vastu minema. Nüüd siin, mida ma tean, selline teadvustamine on sauade 9 ja sauade 9 on energia, mis ütleb, ma ei anna alla, et see on võitleja energia. See on energia, kus on jällegi need väljakutsed ja neid võib olla mitmeid ja natuke kaitses olen ka, aga see energia kutsub mitte kindlasti alla andma, pooleli jätma. Et selles olukorras on just nimelt kuidagi nagu raske töö ja selline stabiilsuse loomine loob nagu selle edu. Et ei tohi unustada, aga kui palju ma juba tean, et ma olen ju nii palju saavutanud, et nüüd ma küll alla ei anna selles osas või. Et ma olen juba peaaegu jõudnud oma eesmärgini ja siin on sellist visadust vaja sellist visadust ja kuidagi ka enda seljatagust tugevdada, et kogemusi on sellel rajal juba nagu tekkinud. Karikate 2. See võib olla seotud, see karikate 2 on mingi liit, mingisugune kokkulepe, karikate 2 on tihti seotud armastusega, ei pea olema romantiline liit. Võib olla ka karikate 2 puhul ka sõprus on ju ja selline partnerluse energiat, aga see viitab positiivsele, rõõmsale, rikastavale kogemusele. Ja ma ei anna alla. Et ma olen valmis arenema ja kasvama nagu partnerluses, et siin on nagu partnerlusega seotud ja siin ma ka enne ütlesin, et kuidagi inimesed on seotud. Et ma ei ole siin üksi, vaid siin on mind ümbritsevate inimestega, et see lugemine on kindlasti Skorpion ja teda ümbritsevad inimesed. Et kuidagi oluline, suhtlemine on oluline, seltskonnas oluline. Et ma pean seisma millegi eest. Aga karikate 2 viitab sellele, et ma olen valmis kasvama partnerluses. Et naudin sidemeid ja naudin ühtsuse jõudu. Naudin koos olemist, koos tegutsemist. Koos midagi luuakse, võib-olla seistakse koos millegi eest mõne väljakutsega vastu. Et alla ma ei anna, et kui see on mõne liidu või suhte osas, siis ma ka alla ei anna, sest ma olen nii palju panustanud ja pingutanud. Aga siin võib ka olla, et me koos teeme midagi ja näeb, kuidas kellegi. Nüüd lähitulevik, mis siin mõjutab, siin on mõõkade 4, kui siin on siiamaani kõvasti võib-olla tormendid või tegutsetud, siin on muidugi ka selline seisev ootav, siis siin on selline tunne, et ma vajan puhkust, et mu vaim ja keha vajab puhkust, siin võib olla selline pausi energia, puhkamise energia, enda laadimise energia. Võib olla, et mõnel juhul ma üldse ei tahagi suhelda või ma ei tahagi kuidagi. Mõõkade 4 puhul sellist aeg on teha paus, et aeg on pühendada võib-olla ka enda tervisele, taastumisele. Et see on selline tervislike eluviiside energia tihti. Et kuidagi enne edasiseks sprindiks just, kui seal mul võiks vaja minna seda, et ma pean oma keha ja vaimu siin kosutama natuke. See vahel näitab mulle ka, et ma ootan midagi. Et ma olen ootel, võib näidata, et ei ole millegi osas nagu suhtust või ei tule infot kuskilt. Sauade äss, no sauade äss on uued ideed, et uued võimalused, säde süttib. Selle energiaga suudetakse alustada palju põnevat. Nagu ma ütlesin, mul on vaja võtta puhkust, et saaks midagi uut tekkida, et midagi põnevat. Need on mingisugused kired, mida ei ole veel võib-olla ellu viidud, aga see on potentsiaal, minu sees olev potentsiaal, see säde on seal sees.
mis iganes siis on, no sauade äss on igasugused uued algused, uued kired, uued ideed, avanevad võimalused ja inspiratsioon, entusiasm tekib, selline loomepuhang, see võib näidata flirti ja armastust selles mõttes, aga kuidagi tõstan enda soove esile, et ma ootan midagi, ma olen nagu elevil midagi, aga samas ma vajan nagu pausi ja puhkust ka või ma millegi jaoks ennast kogun. Kuidas ma ennast tunnen? Siin võib näidata skorpionid, siin on võib-olla sellist liikumise, kolimise, reisimise energiat, aga ka juhi energiat, sest see näitab mingisugust teekonda. Minu jaoks kaarikute kaart justkui ma olen teel. Teekonna energia ja sellel teekonnal mul on siht kuhugi jõuda, mul on kindel eesmärk selle osas. Ja ma olen valmis, siin võib olla eri arvamusi, eri suunast tahetakse nagu liikuda ja ma proovin ohjata ja ma proovin panna enda jaoks sobivasse suunda neid põrkuvaid energiaid liikuma. Ma pean juhtima, aga sellesse teekonda on tegelikult võidukus sisse kirjutatud ja justkui taha rohkem, mõtle suuremalt, ütleb see ja siin on võime osapooli näiteks lepitada ja siin on mina valin tempo, kuhu ma lähen, kui kiiresti ma lähen, aga näitab sellist liikumisenergiat, võib-olla sõidukitega seotud, reisimine, kolimine, kõik see kaarikute kaartile sobib teekonna energia ja sellel teekonnal on kindlasti ka takistusi, sellel teekonnal on kindlasti vastuseisu, aga seda rohkem ma väärtustan seda, kui ma jõuan sinna eesmärgini. Seda väärtuslikum mulle see on. Ja sauade 2 tuli siia selgituseks, mis näitab kuidagi oma mugavustsoonist välja minemist. Siin on veel planeerin ja mõtlen ja vaatan väljapoole kuhu. Sauade 2 puhul on maailm pakatab ju seiklustest ja võimalustest energia ja võib-olla ma pean otsustama kuhu või kuidas edasi, sest siin on ka see sauade ässast 2. Et kuidas edasi, see on juba selline planeerimise energia, süda ihkab midagi ja ma vaatan väljapoole, võib-olla ma olen harjunud selle mugavusega, siin ongi see poodukaart, et midagi on, aga ma vajan tegelikult midagi muud, midagi värsket, midagi uut ja siin liigutakse edasi. Et sauade 2 on minu jaoks energia, kus mitmed teed võivad tuua edu. Et ei ole 2 halva vahel valimist, võib-olla 2 hea vahel, võib-olla 3, 5, 7 hea vahel, et kuhu minna, et mul on igasuguseid võimalusi. Et sellite uues nagu selline inspiratsioon tekib, teha uusi plaane, näha kuidagi selline seikleja energia tekib. Selline uudisimu millegi vastu ja seda tulist energiat tuleks siin kasutada saavutamaks enda eesmärk, et selline väga edukas kaart. Nüüd keskkond, siis kas teine osapool või üldse mind ümbritsev keskkond, siis siin on müntide 6 ja minu jaoks müntide 6 on väga tasakaalukas energia, justkui keskkond soosib sellist võib-olla materiaalselt, et on midagi tasuvat, see on näiteks väga hea õiglane leping, kus osapooled saavad seda millesse nad panustavad, see on kingituste energia. Võib-olla ka, et mõned skorpionid saavad kingitusi, sest see on andmisrõõm on kõige suurem rõõm. Kas ma ise annan ja ma tunnen sellest rõõmu ja ma ei tahagi midagi vastu või siis mulle antakse ja toetatakse mind sellise toe energia. Maagikaart, uued algused, maag on, kõik on võimalik. Maag on tahtejõud, justkui kui ma uus teekond, see on teekond, uus teekond. Kuigi ma ripun, midagi muutub, midagi juhtub ja ma näen siin ka, et midagi muutub, võimalused kogu aeg. Skorpionil on võimalused tekkimas. Alguste energia, midagi muutub, milleskist vanast raputan lahti, ei tee ennast ohvriks ja edasi liikumine. Keskkond soosib väga. No kui mõni skorpion on mõni ettevõtmine, mõni projekt või tahan ise ma ei tea, enda peremees olla ja mõne ettevõtte rajada, siis maagikaart tuleb alati jah, tegutse, sea oma fookus ja lihtsalt tegutse, sest maag on, mis iganes see on. Maag kutsub tegutsema, et midagi ei hakka enne muutuma, kui sa hakkad nagu hindama kõike seda, sest see on annete ja oskuste kaart. Maagilaual on kõik uued algused, uued võimalused,
lihtsalt tuleb valida õige tööriist, et siin saavutatakse midagi siin on tahtejõudu vaja, sest maag on energia, kus on võime oma soove ellu viia, see on manifesteerimise energia, et oma mõtetega suudame väga palju, seda, mida me soovime, et mõttejõul on ka siin tugev jõud, ja kõikide olemasolevate ressursside ära kasutamine. Aga kindlasti kutsub tegutsemine, sest siin on energiat, siin on vaja võib-olla keskendumist ja tegutseda, kasutada kõiki vahendeid. Nüüd nõuande, vaevalt et hoiatus, sest see on müntide äss ja müntide äss on energia, kus luuakse midagi uut ja mündid on turvaline, stabiilne, jõukus, ka tervise mõttes on hea, selline materiaalne energia tegelikult, aga selle eest peab hoolitsema ja sellest võiks kasvada midagi veel enamat, et see võib olla ühekordne selline nagu sellise külluse energia, see võib näidata uut tööd, uut äri, uut investeeringut, ka midagi püsivat, suhete mõttes püsisuhte algust, et midagi luua, midagi kindlat, püsivat, kestvat, võimalus luua midagi sellist ja et ma pean selle eest hoolitsema tõenäoliselt, sellesse panustama, vaata, mis siit tuleb. Ja müntide kuninganna, et ma pean selle eest hoolitsema, siin on praktilised otsused, et justkui tee asju praktiliselt, ta keskendub sellele mündile, seesama münt, mis siin istub. Võib näidata tööalaseid, võib näidata sellist materiaalset kuhugi panustamist. Müntide kuninganna on hästi hoolitsev energia. Keskkond on hästi oluline, mind ümbritsev keskkond on hästi oluline, kuhu ma panustan, milline see välja näeks, et ma hoolitsen. Samas selline praktiline ja ka hea äritajuga, samas lahke, vastutulelik energia, stabiilne energia. Selline hea mentor, head tehingud, siin on mingisugused head tehingud Skorpionile. Head võimalused, midagi, millest areneda, kasvatada, midagi kindlat. Ja õnneratas. Õnneratas, pööre minu kasuks. Õnneratta, et pööre minu kasuks, see on selline usk saatusesse, energia. Et selline pööre, uus tsükkel on justkui tulemas või hakkamas või just alganud. Pöördepunkt. See on õnne saatuse, võib-olla ka vabaduse mingil määral energia. Aga see pööre on minu kasuks justkui õigel ajal õiges kohas. Õigel ajal. Ja siin on need samad maagielemendid sellel kaardipakil, et kõik uued algused, midagi, uus tsükkel on algamas. Mõõkade kuus, edasiliikumine ja soovitavalt teiste toel. Mõõkade kuus näitab, et ma jõuan rahulikemasse vetesse. Et ma tegelikult, see on jälle liikumine, siin oli liikumine. Võib-olla mõned skorpionid kolivad või liiguvad või reisivad, aga võib-olla asjad edenevad siin, mis on seisnud paigal. Siis mõõkade kuus on minu jaoks energia, kus pööre tuleb võib-olla kuidagi teiste toel. Et üksi saab ka, aga mõõkade kuus ütleb, et teiste toel on lihtsam. Et isegi kui ma ummikusse jooksen ja kuidagi ei tea, kuidas siit välja, siis siin on neid, kes toetavad ja mind välja aitavad. Mõõkade kuus näitab, et ma veel päris täpselt ei näe, mis see tulemus on. Ja kas mul õnnestub ja kuidas läheb ja kõik see, kuhu see tee nagu viib. Aga mõõkade kuus ise ütleb, et rasked ajad on jäänud selja taha. Et ees on helgemad. Ja seda ka õnneratas siin näitab. Sellised sõnumid Skorpion teile seekord suur aitäh, et kuulasid.